Tervist! Mina olen Karl ja siis tulin teiega täna siin tutvuma ja natuke küsimusi küsima. Et alustakski, et mis teie nimed on, võib järjest minna, ma arvan. Ma olen Iris. Mina olen Mirjam. Ma olen Polina. Ma olen Maša. Ma olen Viktoria. Ma olen Nasti. Ma olen Maša. Sienna. Kirke. Laura. Väga meeldiv. Ma ilmselt meelde ei jätta seda kõik. Meeldiv tutvuda. Ma arvan, et alustakski siis küsimusest, et kui kaua te üldse koos olete siin treeni teinud niimoodi rühmana? Ühe tiimina umbes 14 aastat. 14, 12, 13. Okei. 13 olen. 13, 12, okei. Et kes siis teie treenerid on? Kas need on olnud ka terve aeg samad või? Ja põhitreener on kogu aeg olnud sama, täistatud samad. Nadježda Urmenko. Ja balletitreener on Viktoria. Et meil on suht hea nagu samad treenerid algusest peale olnud. Okei. Ja kuidas te üldse oma treeneritega läbi saate, et kas on mingeid vaidlusi ka või? No üldiselt ikkagist on head suhted. Okei. Et mis, ma tean, et te lähete võistlusele, et mis võistlus see täpsemalt on, et mida see endast kujutab? Me läheme maailmameistrivõistlustele, mis toimuvad siis Bulgaarias ja Eestis sinna lähevad meie vanusegrupis seenioritest 3 ja juunioritest vist ka 3. Okay, ja see on siis iga-aastane või? Iga aasta. Iga aasta toimub MM, aga erinevates kohtades siis. Okei. Et ma natuke nägin, mis te tegite, et kas see oligi siis teie nagu kava osa? Jah. Et millest teie kava üldse räägib? No meie kava räägib üleskasvamisest ja siis sellest, et me oleme aru saanud, et me oleme suureks kasvanud ja tekib palju uusi küsimusi, et kuhu edasi ja selline meeltesegadus. Okei. Kas see on midagi, mis te nagu ise olete kokku pannud või kes seda kava nagu üldse kokku paneb ja välja mõtleb? No kavamuusika oli vist meie poolt ja siis meil üks treener teeb kava ja siis me üritasimegi kuidagi seda muusikale mõelda nagu oma lugu ja jah. Kui palju te nädalas üldse trenni teete? 5 nädalas. 5 korda, jah. 5 korda. Kui kaua trenn tavaliselt kestab? 2,5. Mida te teete nagu, kuidas tavaline trenn välja näeb? No esmaspäeviti ja laupäeviti meil on esimesed umbes tund 15, tundi pool balletti. Need on siis nagu ainukesed päevad, kus on nagu midagi kindlat erinevat. Ülejäänud päevad, kui meil ei ole midagi nagu plaanis, siis me ilmselt teemegi lihtsalt kogu aeg enda kava, soojaks, venitused. Vahepeal on ka mõned korrad kus mingid jõutrennid ja erinevad sellised siselihastrennid. Okei. Kas te, kui te nii palju trenni teete, kas te siis vahepeal on nagu selline ka, et et ärkate kodus hommikul üles ja siis tulete kuidagi võimendas voodist välja või et kui palju te nagu igapäevaelus kasutate seda, mis te õpite? No ma arvan, et see võimlemine annab hästi niisuguse hea baasi nagu kõikidele teistele spordialadele ja ma arvan, et eriti nagu rühmvõimlemine, mis me teeme, õpetab nagu koostööd ja tiimitööd. ja see pole ainult nagu füüsiline, mis siit kaasa tuleb, et ka see nagu mentaliteet ja koostöö. Okei. Et mis teid üldse motiveerib trenni tegema? Et kuidas te nagu ennast üles ajate trenni viite? Ma arvan, et me ise nagu teineteist motiveerime. Nagu me oleme kõik väga head sõbrad, sellepärast meil on see motivatsioon minna edasi. Ma arvan, et kui oleks nii, et pool rühma ei tule trenni ja pool rühma tuleb, siis teistel kaob ka motivatsioon ära, aga kui me teame, et me kõik oleme hästi nagu hoiame kokku ja tuleme trenni iga päev, siis me kõigil püsib ka see motivatsioon. Minul endal on üks nagu väike, et minu jaoks oli kunagi hästi tähtis, et kui ma käisin kunagi ujumas, siis ma käisin korvpallis, ma käisin judos ja ma sain aru, et nagu ma tahan just võistelda, et minu jaoks oli see hästi oluline. Kui oluline teie jaoks on nagu see trenniga kaasnev nagu see võistluselement, et te saate käia nagu esinemas mõelda?
võistlemas? no päris oluline, et see ongi nagu, mille nimel töötada. Et kui me teame, et meil tuleb võistlus, siis me selle jaoks teemegi kava. Kui me ei käiks võistlemas, siis nagu tekib küsimus, miks me üldse teeme seda. Et selles mõttes, et see ongi nagu hea viis, kuidas ennast proovile panna ja siis nagu vaadata, kuidas me oleme tööd teinud ja sellest siis nagu edasi ka minna. Ja võistluste jaoks teil on siis nagu ka kostüümid, ma olen aru saanud, siuksed uhked kostüümid, et kes need nagu valib ja kes neid nagu valmistab? No meil on õmbleja. No me ise peamiselt nagu mõtleme disaini välja ja pärast nagu õmbleja aitab meile seda nagu ellu viia. Okei. Et kas teil on midagi ka öelda pisematele võimlejatele, kes seda videot võib-olla vaatavad? Midagi innustuseks, et nad ka edasi toimetaksid ja võistleksid? no isegi kui nagu tundub, et on raske, siis alati saab nendest raskustest üle ja eriti kui sul on nagu hea tiim, siis hoidke alati kokku ja olge üksteisel olemas. Siin on ka mingi eakate võimeline, ma olen kuulnud, et see on siis nagu selline, mis ükskõik mis vanuses saab siis tegeleda selle võimlemisega. On see võimlemine üldse nagu? See veel lihtsalt pole nagu võistlustasemel, meil saab ka võistelda, aga jah. No, see on siuke hea füüsiline. Siuke saab nagu, ja et siis sul on nagu, sa tead, et sul on kusagile minna, sul on nagu motivatsiooni võidest üles saada. Et sa saaks nagu paar korda nädalas liigutada. Ja isegi kui ei ole võistlused, siis on erinevad festivalid, kus saab ikka nagu minna rühmaga. Et igalühele midagi, jah? Okei, et kas sa olete siis varem ka võistlemas käinud, et kui tihti te käite võistlemas? Me oleme varem ja võistlemas. Üldiselt aastas võib-olla rohkem kevadeti ja sügiseti, kokku 10. Ei rohkem. Võistlust 15. No 15 umbes võistlust kokku ja aastas. Ja siis ikka vähemalt 8 aastat me oleme käinud iga aasta. Sellest ajast, kui me alustasime, siis sellest ajast me oleme nagu võistelnud. Okei, kas teil on nagu enne võistlust, enne esinemist on ka nagu pinge sees, et kuidas te sellega toime tulete? Ma arvan, et kõigil on. Nagu näiteks trennides nagu nädal enne võistlusi hakkab see nagu reaalsus nagu pähe tulema, et meil tulevad need, eriti kui need on nagu mingid suured ja tähtsad. Ja siis me hakkame tegema rohkem katseid trennis ka ja ma arvan, et nagu peamine närv on ikka nagu täpselt enne platsile minekut, nagu see välja tuleb, aga see on hea. Okei, ma vaatasin, kui ma tulin, siis kõik te vaatasite, ma ei tea, kas te olite teie, just vaatasite seal taga mingid videod, et nagu parandada ennast või kuidas te üldse üksteisele nagu kriitikat jagate või aitate, et nagu annate mingit nõuandeid, et mida võiks teha, kuidas võiks teha? Ei, no me lihtsalt nagu adekvaatselt ütleme, kui midagi on nagu valesti tehtud ja me lihtsalt kuulame teineteist ja siis parandame, sest nagu see on tähtis. Kui me trennis teeme nagu katseid, siis me filmime ja siis peale seda analüüsime ja siis vaatamegi kohe üle, mis on vaja parandada, tuleme tagasi, teeme uuesti, parandame enda vead ja teeme uuesti. Et see on nagu tiimisport, et sa ei tohi selle pärast hakata nutma, et keegi ütleb sulle, et sa tegid midagi valesti, et nagu see ongi tiimi jaoks on kõik ja see peabki kõigiga arvestama. Kas kava nagu koostatakse niimoodi, et on nagu erinevad elemendid ja siis pannakse nagu kokku sujuvaks või kuidas nagu need nii-öelda erinevad osad välja näevad? Et kuidas te nende peale tulete? No esimesena me mõtleme elemendid välja, nagu hüpped ja tasakaalud ja nii edasi. Ja siis pärast nagu mõtleme juba kehatööd ja paneme kokku kõik. Okay. Neid peab olema nagu kindel arv ja kindlad elemendid peavad olema ja siis sellest saab nagu vaadata selle järgi ja siis kuidagi teemad ka valmis. Okei, kas on midagi, mis nagu ideena tundub parem kui teostusena, et kuidas te neid nagu muutusi läbi viite, mida te mõtlete? No kui me saame aru, et nagu okei, et see osa kavast näiteks pole päris see, siis me lihtsalt muudamegi ära või võtame midagi muud asemele. Ja kas kava nagu laul, nagu muusika, kas see on nagu üks muusika või seal on erinevad muusikat kokku pandud või kuidas see välja näeb? Selle kava muusika on koosnenud 2 muusikast meil, et suurem osa
siis üks laul ja siis pärast tuleb selline tugevam viiuli instrumentaalne muusika. Aga jah, üldiselt sa saad neid kavamuusikaid panna mitmest loost kokku või siis kui sa leiad mõne nii hea, kus on väga nagu dünaamiline, et siis saab ka teha nii, et sul on ainult üks muusika. Kas tõsine värk tundub see kõik, et aga kas nagu vahepeal trennis nalja ka saab või mingid naljakad momendid on teil meelde tuletada? Ikka. rohkem kui tundub isegi. Kas on mõni nagu piisavalt mälestusväärne lugu, mida nagu rääkida ka või No, mul ei ole nagu lugu, aga ma ütleks nii, et meil on 2 korda nädalas on trennid ühes teises saalis, mitte siin. Ja siis seal ongi nagu 2 platsi, ühel teeme meie ja ühel on siis nagu kohalikud iluvõimlejad. Ja siis nad kogu aeg, meil on nagu meil mitu aastat on samad lood juba, mis nad nagu kogu aeg vahendavad ja järjest mängivad. Ja ilusalt öeldes, need on nagu sellised naljakad, et need ei ole nagu ilusad selles mõttes. Tommy Cashi. Ja siis Espresso Macchiato. See on hullemaid nii palju, me peame lisama need sinna videolinki. Aga noh, ongi, kui me kava teeme, siis enam-vähem me kuuleme seda, mis teisel platsil toimub, sest ma ei tea, kas nende kõlar on lihtsalt pole nii palju võimsam, aga ja see nagu ajab alati närva, kui sa kuuled mingit muusikat, mis on väljakas. okei. Tulles tagasi võistluste juurde, kuidas see nagu võistlusformaat välja näeb? Palju nagu, kas te olete mingi rühmadena või kuidas see nii-öelda hindamine jääb? Ei no ja ikka rühmadena 30 punkti süsteemis on siis hindamine ja on erinevad kategooriad nagu TV, AVP, AVA, näiteks nii. Ja noh, see võistlus, enne kui me nüüd lähme, seal on kokku 38 rühma meie vanusest. erinevatest riikidest Jah, meie vanuseklassis. Ja nendest kõigist siis finaali saab 12 parimat. Ehk siis vaadatakse nagu järjest läbi ja antakse punktid ja siis 12 läheb Niimoodi nagu finaali. jah, 30 punktist alustatakse ja siis sealt hakatakse nagu maha võtma iga kasvõi väikese asja pärast, aga samas nagu tasakaalud ja hüpped ja oleneb, kui kõrged ja head nad on ja need annavad siis nagu juurde ka. Okei. Kui palju üldse nagu kava nii-öelda esitlemise ajal te mõtlete selle peale, et kuulate muusikat või mõtlete teiste peale või mille peale te nagu mõtlete, kui te teete? Kas te mõtlete, mis järgmine nii-öelda samm on või? ma arvan, et võistlustel on kõik nii enda nagu maailmas, kui ongi see katseaeg ja mina vähemalt, ma arvan, et teised ka, et me mõtleme ainult enda peale, noh selles suhtes, et lihtsalt keskendumegi, et me enda asjad ära teeksime ja ma arvan, et nii me hoiame kõige paremini seda dünaamikat, et teistel tulevad ka asjad välja. Sest kui me hakkame teiste pärast muretsema, siis meil võib endal ka minna nagu valesti. Aga kui teil peaks midagi valesti minema, kui palju te nagu, teil ei ole ju aega selle üle nagu juurde mõelda, et kuidas te nagu lähete lihtsalt nagu reipal sammul edasi, Platsid ei saa ära joosta. Platsid ära joosta ei saa, jah. Meil oli üks kord, kui tüdruk murdis oma jala platsi peal ja me lihtsalt nagu jätkasime tegema ja treenerid viisid ta Ja ta roomas platsi peal. nagu võistluste ajal? Võistluste ajal, ta oli lihtsalt pikali, aga me tegime edasi. Kui me tegime hästi, oleks eks edasi teinud, siis me oleks saanud võistelda edasi. jah, okei. Väga meeldiv on vestelda, ma sain päris palju teada ja ma soovin teile siis Bulgaarias MM-il palju edu. Aitäh!